Sellel ajal, kui mina hotellis olin ja esimest osa monteerisin, võttis Nele kaamera ja vaatas, mis kohalikus külas toimub. Ootame uut akut ja seniks sisustame aega Põhja-Itaalias. Kisub päris tuuliseks, ma olen siin bussi varjus, siis ehk jääb heli ka peale. Aga saime need veekanistrid üles ära pandud ja need olid päris jalus terve aeg, aga nendest oli kasu sellepärast, et need töötavad ju ilma elektrita. Tavaline kraan, mis meil on sisse paigutatud, see töötab elektriga ja kui vahepeal elektrit ei olnud, siis see oli ju täiesti kasutu. Ikka on hea omada asju, mis töötavad igas olukorras. Saime tuttavaks kohalike itaallastega Ilaria ja Paolo. Paolo on Sardiinias pärit ja tal elab seal 90-aastane vanaema. Ta kiitis saart väga. Vaatame, kas jõuame sinna või jääb järgmiseks korraks. Praegusel aastajal on siinsetel saartel tihti tormine ning soovime liikuda pigem soojemasse kliimasse. Oleme Genova kandis, siin taga on isegi näha natukene Alpe. Täna on selline ilus päikesepaisteline ilm ja tulin siia katusele, et näidata, meil on siin selline 100-wattine päikesepaneel ja praegult laeb see umbes 2 amprit, mis on selline mobiiltelefoni laadimisvõimsus, aga kui ta niimoodi terve päev laeb, siis saab aku täis küll. See ei ole sama tugev laadimine, kui on näiteks Eestis kesksuvel, kus päike on kõrgel, aga abiks seegi. Vastasel juhul me peaksime hakkama lihtsalt ringi sõitma ja generaatori pealt akut hakkama laadima. Aga nüüd saame minna teha väikese jalutuskäigu siin rahvuspargis, kuniks ta laeb. Täpselt minu käepikkused okkad, vaata.
Mõtlesime, et teeme lühikese tunniajase jalutuskäigu ja praegult oleme vist kõndinud juba üle 3 tunni ja tagasi, ma arvan, läheb ka vähemalt paar tundi, et jõuame päikeseloojanguks tagasi. Et ega meil taskulampe ega midagi kaasas ei ole ja mul on päikeseprillika peas. Mul on sulle hea üllatus, siin on veel tõus. Ei, ma juba sain su naerust aru, jah. No kõige raskem on möödas, see on kindel. Vaata, see on nagu süda. Kümnekonna minuti kaugusel meie ööbimiskohast on väike tore kaluriküla nimega Kamogli. Pean tunnistama, et mulle meeldivad väikesed kohad rohkem kui suured linnad. Esiteks on lihtsam parkida, sellega on vähem stressi ja üleüldse on meeleolu mõnusam ja rahulikum. Lõpuks tuli tellitud aku Milanosse. Saame sellele järele minna. Jõudsime Milano äärelinna ja siit peaksime selle aku kätte saama. Kuskil ta nüüd siin on, lähme vaatame. Igal juhul mingi värv tuli lahti, panen maski ka äkki ette. No nii, vaatasime mõned kohustuslikud turismiobjektid ka üle, et linnuke kirja saada. Piisa torni on üllatavalt raske filmida. Nii tundub, et ta on viltu, aga kui lähen niimoodi, siis tundub tegelikult suhteliselt sirge. Viltu. Suhteliselt sirge. Vesuvi vulkaan on Mandri-Euroopa ainuke aktiivne vulkaan
ja seda peetakse siiani väga ohtlikuks, sest ümbruskonnas elab umbes 3 miljonit inimest. Seda ma lugesin Vikipeediast. Aga minu jaoks on see üllatus, et see tossab. Kaugelt pole seda aru saada, aga lähemalt vaadates ja seal vulkaani otsas olles tuleb seda tossu päris mitmes kohast. Ja see teeb selle asja mõnevõrra hirmuäratavamaks, et äkki hakkab ikkagi purskama. Mis on vähe tõenäoline. Nele leidis sellise äsja alla kukkunud toore käbi. See on päris raske. Siukene 200-300 grammi võib-olla isegi, et ma saan aru, miks see silt seal on, sest et kui see paneb niimoodi otse eest sulle pähe, siis ma arvan, päris korralik muhk tuleb. Aga me jätame selle alles endale. Kas on Holland või Saksamaa? Ta on Negerland hetkel. Oleme ka siia siis olla. Selle peale ei mõelnud eile, et siia auto peale viskab merevee, mis on soolane. Et nüüd me peame leidma pesula ikkagi, muidu läheb auto veel rohkem proosta. Nele ütleb, et ta ei viitsi liiga palju vaadata, kuidas buss lompidest ja aukudest läbi sõidab. Aga mulle meeldib küll. Kompromiss on see, et Nele siis sõidab ja ma filmin. Äkki tal hakkab ka meeldima. Leidsime huvitava ööbimiskoha mäe otsas. Siin oli päris külm. Mõtlesime, kas üldse jääda. Aga tegelikult see tasus ära küll. Kohe näete, mis siin toimus.